Mis see on? See on lind, see on lennuk. Ei, see on Samsung Fold 4 või tema väiksem vend Flip. Et siis volditavad telefonid. Mida neist arvata, kellele need on mõeldud? Ja kas tegu on ihaldusväärse seadmega, millest näha märga unenägu? Gert, mis sina asjast arvad? On küll, jah. Sina näed märga unenägu kõigest. Igatahes, kui võtta arvesse, et tahvelarvutid on läinud siga suureks, äkki on mõistlikum kaasa võtta süler. Samas telefon on liiga väike. Seega, volditavad seadmed on hea kombinatsioon tahvlist, mis mahub taskusse. Voldi sisemine ekraan on 7,6 tolli. See oli kunagi päris arvestatava suurusega tahvel. Peale paari nädalast proovimist jõudis ka minu taskusse tagasi S22 ning Fold on meil pigem kontoris pisikese tahvelarvuti asemel. Foldidel on nüüd ka pliiatsi tugi, kuigi päris tahvelarvutiga see joonistamise kogemus võrreldav ei ole. Fold ja Flip 4 näol on, nagu nimigi ütleb, tegu 4. telefonide generatsiooniga. Kaamera on parema pildiga kui eelmine, ekraan on tugevam kui eelmisel, on olemas veekindlus ilma tolmukindluseta ja tegu on igati parema seadmega kui eelmine. Aga miks siis ikkagi Ultra peale tagasi? Olgugi, et Foldi kaamera on parem kui eelmisel, ei ole see võrreldav S22-ga. Kuna unustan telefoni laadida, siis Ultra 45-vattine laadimine tuleb kasuks. Fold, olles Samsungi kõige kallim seade, on 25-vattise laadimisega, mis ei ole kuskilt otsast aeglane, kuid tuntav, kui sul on kiire. Volditavad ekraanid on uus asi. 4 aastaga on muidugi kõvasti arenenud ja Samsung pakub aastaks tasuta ekraani garantiid. Siin, et voltis esimest Foldi 120 000 korda, et näha, kuidas kestab. Kestis täitsa arvestatavalt. Uuel ekraanil lubatakse lausa 200 000 voltimist, mis peaks kestma normaalse kasutuse juures 4-5 aastaks või kauemaks. Kahjuks inimestel juhtub tolm ja elu ning eelmistel mudelitel on kuulda, et ekraanid väsisid ära. Mullid, praod ja nii edasi. Et sinu ligi 2000 eurone Fold kestaks kauem või sul oleks pliiatsid kuhugi panna, kasuta korpust. Uus telefon lisanäpluse tõttu ära lõhkuda oleks päris nõme. Tõsi, telefonid võiksid olla pommi, kukkumis ja lollikindlad, aga lollid on haruldaselt leidlikud ja sinna maani me ei ole veel teadusega jõudnud. Pliiatsiga kinnitus on hea, kui näpud toetada, et telefon paremini käes püsiks. Või siis see riiderivaga korpus, mida kasutan ka Ultra puhul, on väga mugav. Või siis pigem nahast korpus, mis kaitseb Flipi hinge palju paremini. Minge vaadake Samsungi kodulehte, kust leiate edasimüüjate nimekirja ja lingid kõikidele näidatud toodetele on video all kirjelduses. Peamine puudus Foldil on minu jaoks aga rakenduste tugi, mis paljudel juhtudel ei toeta esimest pikka kitsast ekraani ega üsna kandilist sisemist ekraani ja muidugi sulgedes või avades osad rakendused jäävad tööle ning vahetavad ekraani osad mitte. Äpitootjatel on veel pikk tee minna tarkvaraga, mis toetaks nii telefoni kui tahvlit ja nende vahel ümber lülitamist. Ehk eelistan hetkel pigem keskmises mõõdus ekraani, mis töötab igal juhul ja muidugi ultrakaamerad on nii palju paremad. Kujutan ette inimesi, kellel on vaja suurt ekraani tööks või meedia tarbimiseks ja samal ajal mahuks ka taskusse. Mina lihtsalt ei ole üks nendest. Kuule, see on nagu see pesapalli kinnas, viska midagi.